Teise ekraani teema on väga põnev ja kummituslik, sest et minul on külas tondipüüdja Rene Traat. Nimelt on siis tema uuest sarjast tondipüüdjad tulnud meile külla, tema nimelt siis üks 5 tondipüüdjast. Ja kindlasti vaata, et kui teil on ka mõni põnev lugu rääkida seoses kummitustega ja kummituslikkusega, siis kindlasti andke meile sellest teada, kirjutades meile siis stuudio@teineekraan.ee. Ja kui teil on ka selle teemaga seotud küsimusi, siis Rene vastab teile ka rõõmuga. Tänasest saab siis, tähendab siis loosime välja meie Facebooki mängu viimase finalisti, sellepärast et homme loositakse juba siis ühele õnnelikule võitjale välja reis 2 Hispaaniasse ja homme on siis oodatud kõik finalistid ka siia teise ekraani stuudiosse. Täna on ka meil järjekordselt usinavaatajamäng, kus me loosime välja grilliraamatu, mis sobib tuleva suveks nüüd väga hästi, sellepärast et siin on väga palju erinevaid retsepte. Ja kui te soovite meile siis kirjutada, siis on stuudio@teineekraan.ee. Saate kommenteerida ka sellel lehel oleval kommentaariumil ja helistada meile ka Skype'iga sisse. Tere, Rene! Tere. Ka minu poolt siis ja mul on väga suur au olla siis Eesti esimese tondipüüdjaga täna teisel ekraanil. Okay. Et ma alustaksingi kohe selle teemaga, et ma küsiksin, et kuidas ja miks ja just selline saade? Noh, siin Ameerikas tehakse sarnast asja, siis me nagu mõtlesime, et why not, et lähme proovime ka seal Saaremaal paaris kohas ja käisime ära. Need tulemused, mis me saime, olid päris hirmutavad ja siis me mõtlesime, et võiks nagu YouTube'i kuidagi üles lükata need, et rahvas ka näeks, mis me leiame ja teeme ja siis jah, sealt hakkaski see kõik asi pihta, siis tuli juba meedia ja kõik asjad ja nüüd ongi meil see saade seal valmis. Ja palju see siis vajas sellist, kas algkapitali või sellist, et nüüd me lähme, on ju, teil peab olema mingi varustus ja kuidas üldse ollakse tondipüüdja, see ongi nagu selles mõttes väga naljakas. Me otseselt nagu ei püüa neid tegelikult, me üritame nagu nende olemasolu tõestada, sest me alguses ei uskunud ka absoluutselt nagu, et siuke asi üldse olemas on. Aga kus siis tuleb üldse see mõte, et okei, te vaatasite Ameerika mingeid saateid, seal tehti sarnast asja, on ju, aga kas pigem neid, mina isiklikult olen väga skeptiline, et mina vaatan isegi neid Ameerika versioone sealt YouTube'ist, on ju, siis minu jaoks on see nagu pigem see, et mida iganes ühe sõnaga, et miks te siis just mõtlesite, et me lähme ka proovime, et pigem tuleksite võinud samamoodi naerda nende videode üle ja lihtsalt unustada selle teema? Ei me lihtsalt oligi see, et tahtsime saada tõestust, et kas tõesti on olemas siuke asi ja nüüd ma võin öelda, et ma usun täielikult, et on olemas. Päriselt? Ja. Nii, ja kuidas see siis välja nägi, et võtsite siis mingisugused kaamerad, aparatuurid ja läksite? Nagu pundi peale rahad kokku, siis me saime osta endale mingi diktofoni seal algelise ja mul oli kodus üks kaamera olemas ja siis üks klassivend ostis veel kaamera ja siis läksime kohale, proovisime ja siis hakkas tulema niimoodi. Ja kummitused hakkasid lihtsalt tulema? Ei, selles mõttes, et me esitasime küsimusi ja värke ja kuulsime seal koha peal igasuguseid vastuseid ja kui me läksime pärast ühikasse ja lasime läbi arvuti, testsime helisi, proovisime erinevaid asju, siis hakkasid sealt tulema veel hulemad asjad välja, kui me seal koha peal kuulsime. Aga kust te võtsite need objektid, et kuhu üldse minna? Me uurisime erinevaid kohti Saaremaal, vaatasime ajalugu ja kes seal on surnud, kuidas on surnud või kas seal üldse on keegi surnud, et mis seal võiks olla. Ja sellest tulenevalt me tegime ka küsimused, mida me esitasime seal ja kui tabasime kõigi küsimusi pihta, siis olid vastused väga aktiivsed seal samas kohe. Nüüd mul on juba segadus, et kellele, mis küsimused? Kui me saime ajaloost teada, et seal näiteks keegi suri ära, nimepidi küsisime teda ja küsisime, kas oled sina, siis tulid seal koputused või mingid sosinad isegi ja niimoodi, et see oli väga hull tegelikult. Te olete selles tondipüüdjate pundis 5. Kes te täpselt olete? Tavalised Eesti mehed? Tavalised noored. Tavalised noored. Ja kuidas te kokku siis saite või kuidas see punt? Me olime Kuressaare ametikoolis kõik klassivennad ja siis hakkas niimoodi tekkima huvi, et hakkasime käima seal ja nüüd oleme. Selge. Ja siis, kui te hakkasite neid vastuseid nendest kummitustelt saama, siis kuidas te teadsite, et mismoodi nad vastavad või miks te arvasite, et see sosin on mingi vastus või mingi koputus, et see võib ju jumal mis iganes, mis tahes olla see? Üldiselt meil olid siuksed kõigest eraldatud kohad
üks koht oli täiesti metsa sees meil näiteks, et seal ei saanud muud heli lihtsalt tulla kuskilt. Ja kuna me tegime seda niimoodi sügise lõpus talve alguses alustasime sellega, siis oli see kindel jah, et seal ei saa mingeid muid helisi olla, mis segaksid. Ja muidugi me koha peal üritasime kohe kindlaks teha, mida me kuulsime, et kas see oli meie tekitatud või see oli väljaspoolt tekitatud või mis see oli. Me päris kõike soga ka ei pane sisse, mis me kuuleme. Ja te ise panite need klipid kokku, et ma tean, et 3 osa nüüd läheb siis TV3 kaudu ka eetrisse, on ju. Et kuidas te siis nii kaugele jõudsite omadega, et see nüüd juba nii suurelt kohe lendasite peale? Noh, kui meil tuli Kuivastu hotelli osa välja, siis see YouTube'i osa, siis vist Õhtuleht võttis meiega ühendust, tahtis intervjuud saada. Me andsime selle ära ja siis tuli kuskilt need pealtnägijamehed tulid, ütlesid davai, et teeme projekti, et lähme Patarei vanglasse, käime ära, vaatame, mis seal on. Ja see oli ära ja see oli natuke ka vaikus, me lasime veel paar osa YouTube'i ja siis võttis Urmas Eliiv meiega ühendust ise ja ütles, et teeme mingi saate või doki. Ja siis helistab Tuuli meile ükspäev, ütleb, et teeme mingi selle asemel hoopis väikse sarja, 3-osalise näiteks. Ja nüüd jah, käisime filmimas siin terve, mis kuu see oli nüüd, eelmine kuu. Ja siis nüüd ongi jah, 11. hakkas jooksma ja jookseb veel, tuleb tänane osa ja järgmine neljapäev, siis on kõik? Siis on esialgu kõik, siis vaadatakse edasi, kas tuleb järgmine hooaeg veel või ei tule. Ja mida on siis juba öelnud, ma ei tea, koolikaaslased või tuttavad, et poisid on ära keeranud? No me väga ei tõsta seda teemat üles igal pool, kuigi kui ma käisin eile väljas, istusin tuttavaga maha ja tal olid mingid sõbrannad seal kaasas ja siis nad ütlesid, et ma tean sind, sa oled kuskilt telekast. Et siis ta küsis, et ega sa ei ole seda tondipüüdis. Ma ütlesin, et jah, olen küll. Aga miks te seda ise üles ei kergita seda teemat, et häbenete natukene? No see ei ole väga siuke teema, millest nagu niimoodi väga avalikult tahaks igal pool rääkida. Aga te olite ka 3 raudse saates, ma tean. Et kuidas pärast seda saadet vaatavad väga paljud inimesed ja kommenteerivad väga paljud inimesed. Et nüüd ise olete neid kommentaare lugenud? 3 raudse omasi ma ei ole jõudnud lugeda. Aga üleüldiselt kommentaare, mis teie kohta nüüd on kirjutatud siin erinevates portaalides? Näiteks neid kriitikat on päris palju, aga me võtame seda kõike arvesse ja me üritame parandada ennast iga osaga. Aga on ka positiivset tagasisidet, mis on muidugi väga meeldiv. Selge, aga jätkame 7 uudistega ja siis vaatame edasi. Tere taas teiselt ekraanilt, oleme jätkuvalt siin väga kummituslikel teemadel ja Rene, küsiksin sinu käest siis õigemini Margit Kallas soovib sinu käest teada. Olete tondipüüdjatega rahul ehk siis selle sarjaga? Teil kindlasti ju veel kohti, kus käinud pole. Tulevad need ka teleekraanile. Tervitused Saaremaalt. No ja see osa, mis täna tuleb, sellega me oleme juba peaaegu isegi rahul. Esimese osaga ei jäänud rahule? No, natukene on jama. Aga jaa, nüüd need järgmised 2 osa, mis tulevad, need tulevad ikka päris õudsed ja korralikud. Et see kriitika, mis me esimese osa kohta kõik saime, seda me võtsime kõik kuulda ja parandasime ja ütlesime produtsendile ja monteerijale ka, kuidas nagu võiks olla parem. Ja kohti on kindlasti veel, mida me külastame ja 1 osa on meil tulemata ja siis selgub, mis saab. Aga kui sari saab nüüd läbi TV3, siis jätkata endiselt tondide püüdmist? Ilmselt ikka, et vihjeid meil tuleb kogu aeg, meil on punane, et kutsutakse vaatama. Ja vihjed hakkasid tulema siis nüüd, kui esimene saade oli eetris ära või on need juba kogu aeg niimoodi? Vihjed tulevad juba sellest pealtnägija ajast, et siis me juba hakkasime saama ikka korralikult. Ja. Kutsuti, et tulge vaadake ja tehke midagi. Ja Kristiina soovib teada, et missugune on sinu lemmik tont või lemmikkoht, kus kummitab? No otseselt lemmikkoht võib olla see, mis meil tuleb nüüd viimane Tartu Anatoomikumi osa. See koht on nõudne. Inimesed lasevad täis ennast teleka eest tegelikult ka. Et see oli päris creepy, jah. Aga ma küsisingi siis selle teema jätkuks, et milline, te käisite hästi mitmes erinevas kohas ja otsisite neid kohti, et mis sinu ennast nagu sind kõige rohkem nagu hirmutas või milline see koht või kuidas see nagu? No hea hetkel nende kogemuste põhjal ongi olnud kõige õudsam minu jaoks Tartu, seepärast, et seal ikka toimus väga vapustavaid asju.
millest ma siin praegu ei räägi, sest peab saadet vaatama. Just selge. Et just, et need meil jäi ennem ka pooleli see, et ju kommenteeritakse ja kommenteeritakse positiivselt, aga kommenteeritakse ka negatiivselt. Et palju sina või palju teie siis nüüd neid kommentaare loete ja palju te neid tõe pähe võtate? Ma ikka loen neid päris palju ja me omavahel suhtleme kogu aeg, et kuidas oleks parem ja mida me teeks järgmisena, et oleks nagu vaatajale parem. Tegelikult neid sündmusi, mis seal koha peal toimuvad, on televaatajani väga raske edasi kanda asja pärast. Telekanal ja kõik asjad tõmbavad helisin madalaks, et mis me seal nagu kuuleme ja stuudios läbi töötleme, et need ei jõua televaataja kõrvuni õieti. Aga tõesti, kui mina olen nüüd ka, ma esimest osa kahjuks ei näinud, aga nüüd täna koos me vaatame selle teise osa, ma luban sulle, et ma vaatan ka kolmanda osa ära, sest tõesti tundub põnev, on ju. Saad esimese osaga TV3 Playster vaadata. Et kuidas nagu, ma kujutangi ette, et väga paljud inimesed arvavad, et tõesti, et teiega võib-olla ei ole kõik korras. Et miks siuke sari, et mis võttes, et see ei ole ju võimalik, on ju, et kas teil mitte midagi muud paremat ei ole teha oma vaba ajaga, et kas te ei peaks tööl käima, koolis käima, et tõesti, ma ütlen ausalt, ma ka ei usu neid. Ma tõesti ei usu seda, on ju. Ja ma arvan, et ma isegi ei tea, kas te saaksite mind uskuma panna, on ju. Saaks, kindlasti saaks. Aga selles mõttes, et kuidas nüüd öelda? No ma olen täiesti kindel, et teil on selliseid kommentaare olnud või teie sõbrad on teile öelnud, et kuule, et come on, lõpetage ära. Mina isiklikult kogemusest mõtlen seda, et see on isegi parem variant, kui ma jooks kuskil nädalavahetusel Bemmi kõrval õluti. Oleks niisama seal tuima, et vähemalt nagu on mingi hobi või tegevus, et jah, ma teen selle hobi korrast, ma käin ka täiskohaga tööl samal ajal. Et ma sätime neid uuringuid nii, kuidas mu graafik lubab. Nagu väga tõsine töö, on ju. Aga just mõtlegi, et tööandja ka võib-olla mõtleb, et see ei ole ikka päris normaalne inimene, on ju. Et miks? Ei, asi on ikka nii, et kui meil on uurimine käsil, siis me tegelemegi sellega uurimise hetkel ära kõik asjad. Paari päeva jooksul üritame kõik materjali läbi vaadata ja ülejäänud elame oma normaalset elu ja oleme nii, nagu me oleme tavalised inimesed. Ja koolid on juba praeguseks läbi ja nüüd on käinud töö ja siis see hobi. Kuidas üldse tegelikult ikkagi nagu, sa ennem rääkisid kõik, et hakkasite nagu uurima ja saite mingid kontaktid ja läksitegi nendesse hoonetesse, kus siis olete kuulnud, et kummitab, on ju. Aga ma tean ise nii palju, et kui olid nagu väike, on ju, võib-olla seal 10-12 aastane, see oli hästi põnev kutsuda välja mingeid vaime ja tonte, on ju, tegidki, seal olid mingisugused peeglitega ja küünaldega, on ju. Et teil on nüüd vanust rohkem kui 15 või 10 või 12. Et ikka see teema ja siis kuidas see nagu... Seda on nagu nii uskumatu. Praeguses vanuses me üritame kõike nagu loogikaga ära seletada ja mida ei anna lihtsalt loogika seletada, see lihtsalt jääbki niimoodi, et me mõtleme, et see asi tõesti toimib. Aga kas see ei või pigem olla nagu sellest, et te lihtsalt olete ainult kuigi tühja ruumi ja siis te, et kuna seal on nii vaikne, et siis te hakkate ise omale ette kujutama, et seal midagi toimub? Ei, see ei ole nii, seepärast, et inimestel on ju fantaasia erinev kõik ja see ei ole võimalik, et me ühel samal hetkel kuuleme kõik ühte sama asja lihtsalt täpselt samamoodi ja samast kohast. See on ja see jääb diktofoni peale ka ja ei, see ei ole nii. Selge, aga kohe jätkame selle põneva teemaga ja vaatame siis meid uudised edasi. Olgu. Ka meie siit teiselt ekraanilt hakkame kohe koos Reneega vaatama tondipüüdjaid ja saame siis kõik koos teada, et millised müstilised asjad meid täna ees ootavad. Ja vaata, et kui teil on küsimusi, kas isegi need küsimused, mis tekivad siis tänast saadet vaadates või küsimused, mis teil juba ennem pähe on tekkinud, siis kindlasti kirjutage meile ja Rene rõõmuga vastab teie küsimustele. Aga vaatame nüüd kõik koos tondipüüdjaid. Tere taas teiselt ekraanilt, oleme jätkuvalt kummituste lainel. Rene, kuidas sa ise hetkel siis selle saate poolega rahule jäid? No ma ütleks, et uurimiskäiku võiks natuke rohkem olla. Et see, jah, muidugi peab ka maja ajalugu tutvustama natukene, aga seda on natuke palju ikka, et see uurimisele peaks rohkem rõhku pöörama. Aga muidu praegu ma olen rahul sellega. Ja need mungad ja kõik see siis, selle te kogesite kõik seal koha peal siis läbi. Et nad võtsid teiega ühendust, nad kontakteerusid teiega. Ma usun, et teises saate pooles veel läheb alles korralikuks andmiseks, et näeb päris huvitavaid asju öelda. Kas nad kuidagi ka sinuga otseselt
võtsid ühendust? Otseselt minuga mitte, aga seal teistel olid seal, külm oli ja värinad olid ja siis, kui me hiljem kuulasime diktofonis, sealt tuli veel päris palju huvitavat materjali veel. No, seda me kindlasti näeme ka teises saate poolest. Aga see noormees, kelle sisse läks orb, kui ma eksi, et kuidas see oli nüüd kõik, mida me nägime, et kuidas ta nagu ennast siis pärast tundis või? Kuna need mungad iseenesest olid seal hea loomulised, siis ta võiski ennast väga hästi tunda, selle pärast olid ravivad või midagi sukest. Et vahest, kui näeme orbi kellegi sisenemas, siis tal hakkab nagu halb. Et sa kaua olla ja tahab ära minna ja niimoodi, et... Aga kui mina ikkagi olen endiselt väga skeptiline, siis mul tekib ju küsimus selles suhtes, et te nüüd vaatasid, et Ameerikas on see väga populaarne, et seda vaadatakse väga palju YouTube'is ja hästi väga levinud on ju. Et mul tekib küsimus, et äkki te lihtsalt petate televaatajaid, et te olete leidnud võtme, kuidas saada tuntuks Eestis, kuidas võib-olla jõuda ekraanidele, kuidas jõuda meediasse ja tegelikult te ise võib-olla tekitate neid hääli, ise seal võib-olla keegi nurga taga midagi nipsutab, teeb mingi hääli. Ei ole. Ei, see on nii, et kui meid kutsutigi sinna produtsendiga jutule, siis me ütlesime kohe ära, et me ei hakka mingit fäiki tootma, et kõik, mis me oleme YouTube üles pannud, on tõsi ja kõik, mida me tahame televaatajale tuua, on tõsi, et me ei teeskle midagi, et kõik on nii, nagu me oleme sealt saanud koha pealt. Aga tõesti need hääled, need on hästi olematud ju tegelikult, mida me siin praegu kuulsime, et kuna sina oled siin ja minuga koos vaatad, siis sa natuke aitasid mul nagu kuulsid ja oli ju siin on ju see, et ma ise seda nagu nii väga võib-olla ei paneks tähele. Aga ja seda, nagu ma eelnevalt juba ütlesin, seda ongi televaatajale luua väga raske, sest et ta ei ole seal koha peal olnud, ta ei tea neid tundeid, mis meid valdasid seal ja kõik seda asja. Et see on tegelikult hoopis teistmoodi, kui seda telekast vaatad. Koha peal olemine on nagu hoopis teine asi, see on nagu palju adrenaliini rohkem ja väga hull on see tegelikult. Aga kas selle asjaga ongi siis pigem nii, et kes tahab, see usub? Ja me ei sunni kedagi uskuma, et oma valik on vaba valik, kes tahab, see usub, kes ei taha, see ei usu. Et ei eelda, et me nüüd kõik vaatame seda sarja, et me nüüd kõik peamegi uskuma ja... Ei, muidugi mitte, et see on lihtsalt meie hobi ja me tahame televaatajana, üritame tuua võimalikult hästi televaatajana seda, mida me seal koha peal kogesime. Selge. Jaanus soovib teada, et milline on kõige hirmu äratavam koht, kus te käinud olete? See kattub natuke selle eelmise küsimusega. Aga kas teil on ka näiteks, ma nüüd ei saa kahjuks küsida sinu teiste kolleegide käest, aga tead sa äkki veel, mis on teistele muljet avaldanud? No nii palju, kui me oleme nüüd suhelnud omavahel peale neid uurimisi ja asju, siis ka teised on samal meelel, et Tartu on üks õudne koht ja eelnevalt me oleme käinud ka siukses kohas nagu Audla mõisas, mis on Saaremaal, et see oli ka üks ülootuste koht ja teiste meelest ka päris õudne. Aga kas sa võiksid meile öelda ka näiteks mingeid järgmisi kohti, kuhu te olete mõelnud minna või on teil juba mingi plaan paigas, et selles mõisas või selles lossis või kuidas te neid kohti nagu valite? Kindlasti üks koht, kuhu me tahame minna, on Pärnu vana haigla. See, mis nüüd on muinsuskaitse all ja seal hakatakse renoveerima. See on väga hea ajalooga koht ja uuesti tahame kindlasti minna Patarei vanglasse, aga seekord niimoodi, et me oleme ainult meie viiekesi, et seal ei ole kedagi muud. Kas eelmine kord läks midagi nihu? No natuke need pealtnägija kutid natuke häirisid meid seal ja et me ei saanud väga läbi viia. Et need tondid on ka pirtsakad, et nad ei tule kõigi juuresolekul, nad tulevad siis, kui on õiged inimesed kohal. Nad tahavad ka rahu ja vaikust saada. Selge. Sille soovib teada, missugused need kummitused välja näevad? Kuidas ma saan aru, et tegemist on kummitusega, mitte tavalise tuuleiiliga? Üldiselt me ise nagu polegi oma silmaga väga näinud niimoodi. No, me oleme näinud seinte peal varje liikumas ja siukseid asju, aga kindlalt siukest füüsilist kuju neil ei olegi, et nad suudavad teha ennast siukse valguskogu või siukse, kuidas nüüd öelda, nendes Ameerika versioonides ma olen näinud, et kus seina seal nurk võib-olla läheb süsimustaks või et ikkagi mingid kogud nagu liiguvad. Nad saavad teha siukse gaasikogu või valguskogu, et nagu kindlalt füüsilist kuju ei ole. Et mida saaks käega katsuda ja tunda. Aga kuidas siis Sille saab olla kindel, et tal kodus ei kummita, et kui ta tunneb, et kardinad liiguvad, tuba läheb pimedaks, et tema võib-olla arvab, et see on tuuleiil, aga kuidas ta saab seda kindlaks teha, et see nii ei ole? Ta kindlasti
tuleb kutsuda teid? Võib proovida, ei, ta võib proovida küsida igasugused küsimused, kas ta on siin kellegiga koos või on siin veel keegi temaga, et kui ta saabki mingeid koputusi ja asjade liikumist, siis võib ta tõesti kindel, et tal kummitab kodus. Nii et Sille siis võid julgelt hakata katsetama, et kas sinul on ka kummitused külla tulnud. Ja Jaan kirjutab, kuidas sa kuulsusega harjunud oled? Kas tänava peal tuntakse sind ära ka? Noh, kuna mua veel autoga ei sõida, et mul lubade tegemine alles tegemisel, siis ühistranspordis on natuke ebamugav sõita, et inimesed, ma ei tea, kas nad on mind näinud või siis nad vaatavad mind mu riietumise stiili poolest, et väga ebamugav kõik nagu jõlitavad kogu aeg. Aga muidu nagu ei ole midagi, et tänaval keegi sul käes kinni ei tiri ja ei küsi midagi, et selles suhtes on hea. Siis on hästi. Aga ikkagi see tekitab, just nagu see, et sa ise ütlesid ka praegu, et ei ole ju tegelikult ise veel ühtegi kummitust näinud, et miks te siis ikkagi nii väga sellest usute, et nad on olemas või te tahate nagu teha kindlaks? Tahakski, muidugi suurim missioon on see, et me saaks midagi lindile, mingisuguse valguskogu, mingisuguse asja, mis see oleks nagu põhi nagu asi, et need helid, kõik meil helimaterjal on need maamust, et õudsalt kohe, aga põhivärk oleks ikka saada lindile. Aga võib-olla te ei saagi seda sellepärast lindile, et seda ei ole olemas. See, mida te üritate lindile saada, et seda ei ole. Seda ei saagi kunagi olema ja see on ainult teie kujutluse vili. Aga on, tõendid on, inimesed on näinud kogusi asju, et see ei ole välistatud, et me ka midagi saame. Et see naisterahvas, kes ka sellest saate pooles nüüd rääkis, kes väitis, et tal oli raske seal uinuda ja siis tuli tema kõrvale munk, et kõlab pigem nagu anekdoodina. Et miks ta ei võiks seda lihtsalt niisama jutustada, et teha ennast huvitavaks, tuua sellesse saatesse natukene vürtsi, et me ei saa ju keegi tõestada, et see munk seal oli. Muidugi ei saa, Võib-olla ta lihtsalt... Samas saab jälle öelda niimoodi, et kes usub, see usub, kes ei usu, see lihtsalt lasta olla. Aga ise usute täiesti nii, et silm ka ei pilgu? Jah, kui me oleme ise koha peal olnud, see on hoopis teine asi, kui seda telekast vaadata. Aga kas on ka sellist asja ette tulnud, et me teame, et on olnud selline Ameerika film nagu Ghostbusters, et aetakse nagu sellega ka sassi või... Jaa, esimene asi nagu ongi inimestel see, et mõtlevad, et me olemegi et me oleme see vilkuritega autoga ja tolmuimejatega ja püüame neid kinni, aga ei, meil on selle asemel kaamerad ja diktofonid. Ei tõmba sellist valget tunket selga ja ei oota väljakutset. See on hoopis vastupidine asi, mida me teeme. Aga kui ma peaksin lähen nüüd koju ja kui ma tõesti avastan, et midagi kahtlast on toimumas, et mingid hääled, siis ma võin teid kutsuda, saan ma teilt abi? Jaa, ma usun, et me tuleks hea meelega, kui meil on võimalus, et meil töögraafikud kattuvad ja kõik saavad tulla korraga. Aga te peate käima kõik koos, viiekesi? On ka kohti, kus mina vahest ei ole kohal viibinud, siis ma lihtsalt ei ole saanud tulla, aga muidu me ikka üritame kõik pundiga minna. Selge. Aga on hästi palju ka ju selliseid inimesi, kes ajavadki neid vaime just välja. Nende inimestega olete koostööd teinud või kokku puutunud, uurinud? Me oleme mõelnud seda, aga me pole ühisele kokkuleppele jõudnud. Kuigi jah, neid sensitiive ja pendlivendes on igasuguseid, kes seda teevad. Aga jah, meilt on seda korduvalt küsitud, aga me pole veel ühiskokkuleppele jõudnud, et seda, kas me teeme selle ühe korra ära või ei tee. Selge, aga jätkame nüüd jällegi TV3-s ja tondipüüdjate lainel. Tere taas teiselt ekraanilt, see oli tõesti väga hirmutav ja võttis ka minu väga tõsiseks, et ma ei ole sugugi enam kindel, et seal tõesti selles ruumis mitte midagi ei olnud, et see just see viimane helisalvestis, see oli nagu kõige reaalsem, et tõesti uskumatu, et kas või hakka uskuma. Ja on meile paar vaatajat kirjutanud ja soovitanud kohtasid, kuhu te võiksite edaspidi minna. See on hea. Markus soovitab, et te läheksite siis Musta Pärlisse, et seal kummitab ka kindlasti. See on juhuslikult Markus küla. Jah. On jah, ma tean teda. Juba fännid ka kõik kirjutavad, jah? Et on teil plaanis sinna minna? Kui me saame loed seal teha oma uurimist ja olla, siis
siis ma arvan, et miks mitte proovida ära. Te peate eelnevalt saama siis igast sellest kohast, kus te tahate filmida ja uurimust teha mingi loa. Ja niisama ei lasta meid kuskile sisse filmima sinna. Ja enamus kohad ei taha juba selle pärast lasta, et isegi kui me midagi leiame sealt, siis see viib selle koha maineni alla, et keegi ei taha sinna võib-olla tulla enam mitte kunagi. Selge. Meil on täna veel sinuga 2 ülesannet. Nimelt loosida välja see vahva grillimise raamat. Okay. Ja selleks oleks mul vaja, et sa ütleksid, milline küsimus sulle kõige rohkem meeldis ja milline küsimus sulle kõige rohkem meelde jäi. Oli siin Margit, Kristiina ja väga palju teisi inimesi nagu Jaanus, Sille, Jaan, kes kõik uurisid sinu käest erinevatel teemadel. Okay. Et kelle sa raamatu võitjaks kuulutaksid? Ma ei tea, võtaks Margit või? Nii. Aga siis selle raamatu saabki omale Margit. Okay. Tervitused sulle Saaremaale. Me võtame sinuga kindlasti ühendust. Ja välja on vaja loosida siis ka meie viimane finalist, kes pääseb siis meie Hispaania reisi finaali. Ja selleks oleks mul vaja sinu käest ühte numbrit 1 kuni 1769-ni. Võtame mingi kummituslik number, äkki sul mingi sisetunne ütleb praegu? Ma tean, 666. 666, selline klassika, jah? Yeah. Selge, kohe vaatame, kes on see õnnelik viimane finalist. Ja homme siis toimub juba suur loosimine kõigi finalistide vahel, et kes pääseb reisile Hispaaniasse. Nii, 666, kus siin on? Nii, võitja on siis Tagne. Ja sinuga võetakse kindlasti ka ühendust ja kirjutatakse sulle, et kuidas sa siis homme meie stuudiosse pääsed. Aga Rene, suur aitäh sulle, et sa meie stuudiosse tulid. Ma tunnen, et isegi siin stuudioõhkkond on läinud natukene pingelisemaks ja natukene kummalisemaks. Ma loodan, et äkki me kunagi saame teid kõik terve Tondipüüdja grupi siia meile külla. Võimalik. Aga seniks suur aitäh teile ja kodus kõik, kes te kardate, puhuge ennast ja olge homme jälle meiega.